Hei, hei! Tere tulemast kuulama meie tänast laivi. Me pole päris ammu juba olnud virtuaalassistent fookuses laivis, ehk siis me ei ole ammu küsinud, mida virtuaalne assistent teeb. Ja täna on mul väga hea meel tervitada Vivian Bushmani, kes on meie VIP-klubi liige ja VIP-klubi liikmed on siis need, kes saavad tulla ja tutvustada enda tegevust, näidata, kes nad on, millega nad tegelevad, mis nende silma särama paneb ja ikka kõik selleks, et äkki mõni ettevõtja, kes siin grupis ringi liigub, leiab just endale ägeda koostööpartneri. Tere tulemast, Vivian! Tere, Annela, tere kõik kuulajad. Kuidas sul enesetunne praegu on? Ma küsin seda kõigilt peaaegu. Väga põnev, seest natukene kerge ärevus, aga väga hea meel on siin olla. See on väga hea, et kerge ärevus on, sest ma olen kuulnud, et päriselt ka ikkagi muusikud, näitlejad, kõik ütlevad, et see mõnus väike väbelus peab sees olema, et siis on nagu õige asi, et päris puusalt minna. Siis nagu teed ära ja ongi kõik, onju. Aga Vivian, me tahaks väga teada, kust sa tuled, kes sa oled ja kuidas sa üldse virtuaalassistendi ametini jõudsid? Mhm. No mina tulen tegelikult, mu taust on väga värviline ja kirju olnud, et ma olen keskkonnaharidusega tegelikult ja virtuaalassisteerimiseni ma jõudsin 2024, võib öelda. Et ma juhtusin kuulama Facebookis juhuslikult scrollides mingisugust webinari ja seal ma esimest korda kuulsin, et sihukene amet eksisteerib üldse nagu virtuaalne assistent. Ja mulle hullult meeldis, kuidas seal üks neiu rääkis sellest tööst ja siis ma nagu hakkasin uurima, et mis see töö endast kujutab ja kust ma saaks nagu, kas ma saan selleks õppida. Ja siis ma jõudsingi assistendi koolini, ma tegin selle baaskursuse läbi ja tegelikult ma olen kahekordne läbija, nii et kohe sihuke Ka topelt ja mitmekordne mõnuga. ja topelt. Aga mis sind selle virtuaalassistendi töö juures kõnetas, kui sa seda veebinari vaatasid, et sa üldse hakkasid uurima sellest võimalusest? Mhm. No eks nagu paljud ilmselt tahavad sellist paindlikkust oma ellu, et ise otsustad, oled oma aja peremees, et millal sa teed tööd, kus sa teed tööd. minu jaoks on hästi oluline tegelikult see, et ma saan nagu, et ma ei ole selles ajavahemikus kinni, et 9-5 ja ma ei ole nagu mingis asukohas kinni. Et noh, mulle meeldib ka reisida ja käia siin mandrilt ära, et see kõnetas hästi palju. Ja see vahelduvus ka tegelikult, et tööülesandeid on nii seinast seina, et see teebki hästi põnevaks selle töö tegelikult. Aga ei hirmutanud see mõte, et sa pead ikka päris palju ju kogu aeg õppima, et see ei ole nii, et ma lähen, teen mingi asja ära ja nüüd mul on selge, sest see virtuaalmaailm ju nii palju uueneb, eriti veel, kui nüüd ai on tulemas, et siis vahepeal on selline tunne, et ma enam isegi ei tea, mida õppida on vaja. et see ei Mhm. hirmutanud. Ei, see üldse ei hirmuta, sest et mulle ikka meeldib ennast tutvustades öelda, et ma olen selline elukestva õppe entusiast, et mulle tõesti seinast seina, ma siin aasta alguses näiteks otsustasin, et ma tahan õppida lennunduse kohta, nii et ma tegin nagu sealt täiendkoolitused on, et siis ka selliseid e-kursuseid, et mulle nagu ammutan teadmisi sealt, kust saab ja minu jaoks see on nagu hästi suur käivitaja. ja ma olen näinud ühte teist koolitust veel, mis sa alles hiljuti läbisid. Ja. tõesti, nüüd sa ütled veel lennundus sinna juurde, et oot, et täiesti erinevad ampluaad. sa korraks mainisid oma tausta, aga milline sul see eelmine töökogemus on olnud ja kuidas see on nagu aidanud sul praegu siin virtuaalassistendi maailmas tegutseda ja kas sa praegu käid ka kusagil põhitööl või sa teedki virtuaalset assisteerimist ainult? Mhm. Ma täna täiskohaga virtuaalassisteerimise teenust ei paku, et tegelikult ma töötan siin põhikohaga keskkonna valdkonnas ja lõpetan ka magistrantuuri, nii et tegelikult mitu rauda on nii-öelda tules. aga jah, et nüüd ongi asjad muutumas, et
mis see teine pool oli? aga need ülesanded, mida sa täna oma põhitöökohas teed või ka, mis sa oled varasemalt erinevates töökohtades teinud, kas need kuidagi on sul aidanud siin virtuaalassistendi maailmas ka paremini toime tulla või sa oled isegi saanud mingisuguseid osasid kanda üle siia teenusesse? Mhm. No eks mul on hästi palju töökogemust nii-öelda klienditeeninduses, et kindlasti see inimestega suhtlemise pool, see on ju virtuaalassisteerimise teenuse pakkumisel A ja O, ütleks. Ähm, jah, no digipädevus ka selles mõttes, et erinevate programmide, tööriistade õppimine. Et ma ütleks, et kõik töökogemused, mis ma siiani omandanud olen, et need tulevad mingil määral, kuluvad marjaks ära ka siin virtuaalassistendina. Miks ma seda küsin, on tegelikult see, et hästi tihti me justkui tahame selle eelneva töökogemuse nagu ära unustada ja siis, kui me tuleme virtuaalassistendina välja, siis me räägime nendest uutest asjadest. aga hästi oluline on tegelikult rääkida ka sellest, kust sa tuled, millised on, mis valdkonnas sa oled varasemalt tegutsenud just sellepärast, et et kliendil näiteks, ma toon lihtsalt näite, kes töötab turismi valdkonnas, on oluliselt lihtsam suhelda assistendina, kellel on võib-olla natuke ka turismitausta. ehk et ta ei pea seda keelt kuidagi eestikeeleliseks tegema, et räägi mulle eesti keeles, mis ma nüüd tegema pean, on ju. sa lihtsalt juba hoobilt jagad neid termineid, neid asju, et sellepärast ma kutsun hästi üles, et rääkige oma eelnevatest töökogemustest ka. et siin on kogu aeg ka näide olnud, et üks assistent logistika taustaga, noh, see on selline taust, kui sa sellest ei räägi, siis keegi ei tea, aga on kliente, kes just nagu tahaksid sellise taustaga, et neil on hästi kerge siis suhelda selle assistendiga. aga nüüd räägime siis sinu teenustest, mis sulle meeldib pakkuda? Mhm. No selles mõttes, et see teenuste nimekiri on lai, nagu ilmselt paljudel assistentidel, aga ma olen seadnud fookuse rohkem siis hetkel Notioni süsteemide sättimisele ja sotsiaalmeedia, et need kaks valdkonda nagu kõnetavad mind hetkel eriliselt rohkem kui teised. ja mis nendes kummaski valdkonnas sind kõnetab, mis on see vau või mis probleemi sa kliendi jaoks suudad lahendada nendes valdkondades? Mhm. No Notioni puhul on see, et tegelikult on Eesti maastikul veel üsna, ütleks, tundmata tööriistaga. Et ma tean küll, et on ettevõtjaid Eestis, kes seda kasutavad, aga see on ka võib-olla, noh, ütleks niimoodi, et täit potentsiaali ei kasutata. Et tegelikult ju noh, globaalsel tasandil on suurettevõtteid, kes kasutavad Notionit terve oma noh, äri haldamiseks. Et ma julgustaks nagu Eesti ettevõtjaid natuke selle vastu huvi tundma ja katsetama. Ja noh, sotsiaalmeedia puhul on ka see tihti, et ettevõtjatel on hästi palju, võib-olla koguneb seda materjali, et mida tahaks nagu võib-olla kujundada visuaal, eks ole, ja teha mingeid videosid, aga napib seda ressurssi. Et siis olen mina, kes tuleb appi. Et mulle väga, ma naudin seda protsessi. sa räägid siin Notionist, et mina tean, mis on Notion, sina tead, võib-olla ka siin Eesti Virtuaalsed Assistendid grupis mõni teab, aga milleks seda Notionit siis kasutada, kui sa nüüd lühidalt räägiksid, mis sellega võimalik on siis teha ettevõtjal? Noh, selleks oleks vaja ühte järgmist laivi. no teeme lühidalt, kas see on mingi süsteem, mingi projekti juhtimise rakendus, tarkvara või kuidas see täpsemalt on? Ja, no Notion on väga hea jah, just projekti juhtimiseks, et seal saab tõesti luua sellise väga toimiva süsteemi ja tööood, et ja kõik automatiseeritud. Samas sa saad ma ei tea, luua Wiki, seal on niisugune võimalus luua Wiki leht ehk siis oma ettevõtte töötajate jaoks näiteks, et koondad kõik selle olulise info sinna kokku ja see on nagu nii-öelda netist siis saadaval nagu veebileht põhimõtteliselt, jah. Jah, märkmete eesmärkide hoiustamiseks, ma ei tea, sotsiaalmeedia plaani hoiustamiseks, et neid võimalusi on seal tõesti hästi palju.
ja sotsiaalmeedia poole pealt, kas sa siis filmid ise sisu või sa teed olemasolevast sisust, kas sa kirjutad tekstid ise või kuidas sul see sotsiaalmeedia pool käib? Mhm. No mina kasutan jah, mul on oma kaamera, et filmin, pildistan ise. Ja jah, teksti pool ka, et ma siin, kuna ma olen nüüd koolitanud ennast sotsiaalmeedia teemadel, et siis kuluvad kindlasti siin ära. kas sa siis lähed ka soovi korral või võimaluse korral kliendi juurde filmima näiteks? Mhm. Sõltub asukohast muidugi siis on ju. No sealt jah, päris niimoodi võib-olla Jah. Saaremaal ikka sõitma, aga põhimõtteliselt küll ma olen avatud sellele võimalusele. aga milliseid tööriistu sa oma igapäevatöös kasutad? noh, Notionit sa korra mainisid, ma arvan, et seda sa kasutad, aga milliseid keskkondi sa veel kasutad? Mhm. Mm. No tegelikult Notion ongi põhiline, et siia juurde võib-olla lisanduvad siis mingisugused ai tööriistad, et ChatGPT-d kasutan ma ka igapäevaselt, ehkki Notionis on ka ju ai võimalus ja tegelikult, kes kasutavad Notionit, siis nemad ei peakski tegelikult üldse maksma ChatGPT eest, et lihtsalt infoks siia. Aga jah no notebook LM ja eks ma siin katsetan ses mõttes igapäevaselt erinevate tööriistadega, et see maailm on väga lai ja kirju. millega sa videoid monteerid ja seda kujundusi teed? Mhm. Ma hetkel kasutan Editsit enamasti ja siis Canvas panen subtiitrid. Eh, okei okay. jah, see minu jaoks hetkel toimib. Väga hästi. kas sul on, õigemini mitte kas, ma kindlasti tahaks kuulda mõnda ägedat lugu, või mingit kliendi lugu, et mis sind on hästi nagu inspireerinud ja kus sa tundsid, et sa said ikka päriselt vau-efekti võib-olla kliendile tekitada või mingist olukorrast sellisest. Mhm. No eelmine aasta võttis üks ettevõtja minuga ühendust, et ta vajas abi just Notioni süsteemi sättimisel ja, ja see oligi selline huvitav kogemus, et me põrgatasime nagu, tal oli nagu valmis midagi juba, aga siis me põrgatasime emaili teel, et milline see nagu lõpptulemus võiks välja näha ja hullult äge kogemus oli ses mõttes, et ega ma ei ole Notioni ekspert nii-öelda veel, et ma järjepidevalt koolitan ennast ja Notionil on selline akadeemia, et saab ka, selliseid nagu diplomeid omandada nii-öelda. Et jah, et siis ma olin nagu mõnes mõttes nii-öelda külma vette visatult, et otsisin nagu jooksvalt lahendusi. et ma olin ikka selles mõttes uhke, et ma sain sellega nagu hakkama lõpuks. et ei tekkinud seda hirmu, et issand, mis nüüd saab, et pigem oligi see, et kõik on võimalik, tuleb lihtsalt otsida need lahendused, mis sobivad ja klient jäi rahule lõpuks. Ja täpselt, et väga nagu hästi. assistendi koolil on ka, et mida ma ei tea, et seda Mhm. uurin välja, et Mhm, selline mhm. suhtumine. ja kui sa nüüd oled inimestega rohkem suhelnud virtuaalassistendi teemal ja klientidega, siis kuidas sulle tundub, et kas jätkuvalt on mingisugused müüdid, mis käivad virtuaalassistendi ameti ümber või on mingisugused arvamused sellest ametist, siis ma ei tea, noh, kasvõi ettevõtjate poole pealt, kas sul oled kohanud mõnda sellist? Mhm. Just sellel viimasel koolitusel, mis ma nüüd läbisin, seal olid koos erinevate valdkondade ettevõtjad ja turundusinimesed, et seal meil oli selline nagu arutelu ja üks naine ütles mulle, et see virtuaal seal assistendi sõna ees on tegelikult nii selline noh, kas kaheti mõistetav või nagu mingit sihukest emotsiooni tekitav, et inimesed mõtlevad kohe, et see on see jutuboks seal kuskil kodulehel, ja. onju. et ma arvan, et jah, seda kindlasti mõeldakse hästi palju. et tegelikult võib-olla ei mõisteta veel nii palju, et virtuaalne assistent on ikkagi ju partner, et
ta jah. võib olla virtuaalne ja tegutseda kuskil, noh, ma ei tea, Eesti teises otsas, aga tegelikult ta on ju sinu jaoks olemas igapäevaselt. ta tahab, et sul läheb hästi ja teda huvitab ka see, et tema saaks nagu Mhm. areneda. Mhm. sa tõid jah väga hea asja välja, et ei mõisteta tegelikult niivõrd hästi, kui me tahaksime seda virtuaalassistendi vajadust oma ettevõttesse kaasata, ehk siis ei võeta seda justkui investeeringuna. pigem arvatakse, et see on kulu, aga nagu sa ka ütlesid seda, et see aeg, kui virtuaalne assistent võtab ära mingi koormuse sellelt ettevõtjalt, siis ettevõtja saab ikkagi oma ettevõtet kasvatada, eks ju. et see on hästi-hästi hea, mis sa välja tõid praegu. aga see chat GPT või see jah, et see bot kuskil vestlusaknas, see on hästi levinud arusaam inimestel, kui öelda seda virtuaalne assistent. Me rääkisime põgusalt sinu teenustest, mis sulle meeldivad. kas see pigem on selline kinnine nimekiri või sa oled avatud ka teistele pakkumistele, et lihtsalt tuleb sinuga ühendust võtta? Jaa, absoluutselt. Et see veebileht, mis mul Notionis on, seal on mul põgusalt välja toodud, mida ma pakun, et see ei ole kindlasti lõplik. Et võib minuga ühendust võtta ka teistel teemadel. Et jah. aga kuidas sinuga siis saabki ühendust võtta, et ma jagan kindlasti siia kommentaaridesse neid linke, aga et milline see tööviis sul on, et kas sul on tunnihinnad või sa pakud kindlaid pakette, et räägi lühidalt. Mhm. Äh, mul on tunnitasu ja mul on ka paketid, et põhimõtteliselt, kui minuga ühendust võetakse, siis põhimõtteliselt kaardistamegi alguses siis, et mis see nagu lõpp-produkt nii-öelda on, et mille osas minu abi on vaja. ja, ja see hinnakiri ka, et see ei ole seal ka kivisse raiutud, et ma ikkagi lähenen personaalselt igale kliendile. Ma kutsun ka üles ettevõtjaid ikkagi kirjutama otse assistentidele, et mitte ei jääks kinni sellele võib-olla veebilehel olevasse infosse, vaid kirjutada, rääkida läbi oma ideed ja ilmselt kui näiteks Vivian ei suuda aidata, siis võib-olla ta teab kedagi, kes oskab aidata, et siis ettevõtja kindlasti seda abi saaks. sa rääkisid elukestvast õppest ja ma kohe küsingi siin, et mis sul tulevikumõtted on, kas need on seotud virtuaalse assisteerimisega, et või sa tahad seal kuidagi veel nišikamaks minna, et mis mõtted sul peas on? Mhm. No eks laias plaanis on jõuda ju sellise eluni, kus ma saan igapäevaselt teha kõike seda, mida ma naudin ja armastan. Et ma arvan, et see on laias plaanis iga inimese unistus. Ja tõde on tegelikult see, et palju lihtsam on jõuda ju selle unistuseni nii-öelda tehes koostööd õigete inimestega. Mhm. Et ma mõtlesin selle küsimuse üle jah, päris pikalt, kui sa saatsid. Et kindlasti ma näen oma tulevikku nii-öelda virtuaalassisteerinduse valdkonnas, et väga põnevad asjad on hetkel nii-öelda podisemas vaikselt. Et saab näha, et ei ole välistatud, et koolitaja karjäär võtab siit lendu või miski muu asi, et Mhm. ma ei pane nagu, ma ei säti ennast kuskile raamidesse. ja see virtuaalne, jah. Usaldan jah elu nii-öelda. ja see virtuaalne assisteerimine tegelikult ongi olnud nii paljudele selliseks hüppelauaks, et alustad selle teenusega, aga võib-olla lõpetad ühel hetkel koolitajana, ma ei tea veel, mis valdkonnas spetsialistina. aga ka kommentaarides on üks küsimus, et mida sa sooviksid veel kunagi juurde õppida, kui ei tea täpselt, mis programmi, aga tead, mis probleemi sinul või ettevõtjal lahendaks? Hmm. Äh, kindlasti ma tahaks ennast arendada mingil hetkel nii-öelda fotograafia ja videograafia valdkonnas nii-öelda professionaalsemas mõttes, et Mhm. siis pakkuda ettevõtjatele sellist võib-olla
kompaktlahendust, et aga programmide mõttes no see on jällegi see, et maailm areneb nii ruttu, et ma täna võin siin öelda, et ma ei tea, avastasin siin üks päev ühe tööriista, mis oli, ma nüüd nime ei mäleta, aga videote tegemise jaoks. Et jah, nagu neid mõtteid või neid tööriistu on hästi palju, mida tahaks katsetada, aga seda ressurssi, noh, napib, on ju, Mhm, mhm. kõigil. nii on ja et nagu korraks vahepeal ka ütlesime, et juba tekib niisugune tunne, et enam ei teagi, mida õppida. Vivian, mul on väga hea meel, et sa tulid ennast avama siia. ja Notion on siis see asi, et kui keegi vajab abi, siis pöörduge Viviani poole, kes aitab süsteemid Notionis üles seada, sotsiaalmeediaga aitab ja kodulehel on kindlasti ka teisi põnevaid pakkumisi. ehk siis link on kommentaarides, võtke Vivianiga ühendust ja aitäh sulle, Vivian, et sa tulid rääkima meile endast ja kindlasti ma alati ütlen seda, et igaühe jaoks on kuskil keegi ja isegi need, kes tulevikus alles tulevad õppima ja mõtlevad, et virtuaalassistente on juba nii palju, siis minule meeldib öelda, et sinu klient just ootab sind. ta ei ole lihtsalt leidnudki teist, et mida rohkem virtuaalassistente ise räägivad, ise nähtavale tulevad, seda paremini ettevõtjad teid üles leiavad. aitäh sulle, Vivian. aitäh! tšau.